No hei, siin krüptogaraaž. Tervist kõigile. Tervist kõigile. Tere kõigile, et ootame natukene siin, millal siis antakse teada, et ma olen laivis. Et vaatame ja ootame. Et täna on siis teemaks, millal tõuseb. Täpsemalt öeldes, millal krüpto tõuseb. Et hakkame siin uurima, vaatame, kas leiame midagi, mis viitaks sellele, et millal võib krüpto tõusta. Et tervist kõigile. Et on välja tulnud selline aruanne nagu Ühendkuningriigi siis riigikassa poolt ja Ühendkuningriigi riigikassa juht täpsemalt öeldes arutleb siis selle üle, et millal võib krüpto tõusta. Et tänan kõiki südamete eest, tänan kõiki kingituste eest, see aitab tulla välja mul varjupännist, et kuna ma olen nagu nii legendaarselt seda asja ajanud, et nagu paljudele kandade peale astunud, siis istun ma mugavalt istun varjupännis, et kõik need igasugused jagamised, südamed, kingitused, et need toovad mind varjupännist välja. Aga täna vaatame ka siin, naudime mõnda head tossu. Selline tere, Neo, tere. Et naudime head tossu Kamerunist. Kameruni. Ja mis ta nüüd ongi? Nuupsigar vist peaks nimi olema. Et Kameruni toodang, selline väikene lühikene, et kingituseks on sees ka süütamisvahend siis seedrilaast, millega saad siis mõnusalt seedrimaitse anda oma sigarile. Äkki katsetame täna ka seedrilaastuga süütamist. Ei tea, kas õnnestub. Et tundub, et täna on nagu selline väikene lahjem päev vaatajate poole pealt, aga pole hullu. Ega me siin nagu ei tule siin nagu vaatajaid püüdma, me tuleme ikkagi õppima. Aga okei. Et Ühendkuningriigi riigikassa või varasalve juht on siis oma suukese lahti teinud, et millal me eeldatavalt võime näha siis krüptomaailmas tõusu. Et päris mahe, mõnus tõmme on kuivalt juba, aga kõikidele Sooniku AI investoritele on olemas ka Kong 69 Ahmed, et siin saab ilusti mõnusa tõmbega mütsi panna peale, et ma ei teagi, et kas ja kuidas, kui mõnusat Sooniku investorid saavad seda mütsi siia peale tõmmata, see mind ei huvitagi, aga vähemalt minu sigaril on mõnus tõmme. Vaat. Aga okei, kuna neljapäeva õhtu ja ma olen tahtnud seda uudist juba ammu sisse lugeda nagu failide mõttes või siis arhiveerimise mõttes, siis hakkame pihta, et Ühendkuningriigi riigikassa aruanne tokeniseerimisest toob Ripple'i kui lähenemismudeli esile. Süütab ma sigar. No ma ei tea, no võib ju panna ka. Aga enne peab ju tringi ka tegema sigari juurde, et sigari juurde tuleb trink ka teha. Ei ole võimalik, et sigarit tõmmatakse või ilma tringita. Teeme väikse
ringiga. Kes siin on juba külas, teavad, et me sitta ei joo. Me teeme ise ringi. Oh. Vot nii, et ise me teeme ringi siin. Ainult veel sigarist on nagu see, et seda ise ei saa. See on kali. Kali on see. Kali on. Võiks öelda, et see on siin mingi 4-5 päeva käärinud kali, et kaljast on asi kaugel, poisid. Võrratu maitse. Ei ole mingit. See on see testosterooni õlu, et siin ei ole seda humalat sees, mis nagu eideks teeb ära, vaata, et siin pole naissuguhormoone, vaata. Et lõunapagarid teevad seda õlle, kaljateo leib. Et retsept on ka ilusti seal peal, et täiesti selline 5+ jook. Pole mitte midagi öelda, 5+ jook. Aga kuna meile sigarile pandi kaasa selline seeder, siis täna me seda sigarit rasketööstusega põlema ei pane, et paneme ta hellalt põlema, et vaatame, kas meil õnnestub siis seedriga anda talle maitset, et õpilane käis külas ja tõi mulle siis Kameruuni sigaret, et selline, et vaatame, kuidas meil õnnestub siis seedriga põlema panna. See on eriline seeder ka, et see ei ole selline niisama bullshit seeder. Et no väga ei õnnestu. Kahjuks väga ei õnnestu. Peame tegema suurema puualu äkki see päästab meid. Et see on Hispaania seeder ja Hispaania seedriga on see teema, et see ei lase igasugustel kuradi nendel pudulojustel tulla sigarit sööma, täpsemalt öeldes sigari kuradi mingil putukal on. Päris huvitav. Selle seedrilaastuga põlema panemise puhul on üks asi on veel, et ta ei ole nii agressiivne tuli. Et ega ikkagi leeklambist tuleb selline agressiivsem tuli, et sa pead hoidma teda nagu natukene siin eemal. Et mitte otse ei anna talle seda, noh. Aga okei. Võtame siis ette, et Ühendkuningriigi riigikassa aruanne tokeniseerimisest toob Rippli kui lähenemismudeli esile. Riigikassa toetatud aruande eesmärk on viia repo, riigi võlakirja ja fonditurud ahelasse 2 aasta jooksul ning see suhtub soosivalt siis võrkudesse, mille kallal sellised ettevõtted nagu Rippel on töötanud. Kui keegi on viitsinud uurida, siis ta leiab järgnevat asja, et on olemas selline asi nagu Digital Pound ehk digitaalse UK raha assotsiatsioon või foundation või mida iganes, siis selle nõukogus istub Rippel. Vot. Et UK süsteemid
on sellest Ripple'ist läbi imbunud. Lloyds of London on ilusti kenasti Ripple'i partner, seesama, mida siis Doug Markets ja Sonic AI vennad seal promovad, et meil on Lloyds of Londoni see leping taga, on ju. Sittagi teil on. Krüptogaraaž oleks ammu rääkinud sellest, et Lloyds of London on ilusti siis Doug Marketsiga seotud. See oleks niisugune kuradi bänger uudis olnud, et vähe ei ole, vaata. Kaua mängib, ei ole rääkinud, siis järelikult pole olemas. Esmamuljed sigarist on sellised, algus on mahe, jook on ka mahe. Ma loodan, et Sonic AI investoril läheb ka mütsi hoidmine sama mahedalt kui minu sigar. Põhimõtteliselt võiks öelda, et see oleks nagu selline väike vend sellele, et ma ei tea, selline, ütleme nii, et Sonic AI investor ikka ületab nagu kõike, mida on võimalik ületada, et ikka tõsine kuradi mütsi hoidja, vaata, et see lööb kirgi lausa, et nad on kindlasti Kongis 69 väga edukad poisid. Tööpõli on neil mütsi hoidmisega hästi suur ja lai. Nii, loeme edasi siis seda arvamust. Ripple'i plokiahela põhiste digitaalsete maksete pakkuja kindlustas koha Ühendkuningriigi hulgimüügiturgude ahelasse viimise keskmes, olles nimetatud riigikassa toetatud aruandes üheks usaldusväärseks ettevõtteks, millele plaan toetub, mitte krüptoettevõtjaks, mida tuleb hallata. Mida see siis tähendab? See tähendab labaselt seda, et Ühendkuningriigi siis selles aruandes on juba kirjas see, et me hakkame toetuma Ripple'ile. Kahjuks ei ole kuskil kirjas ei Sonicut ega Doug Marketsit ega Bitcoini. Vot. Chris Woolardi riigikassa hulgimüügi digitaalsete turgude aruanne seab välja 12-kuulise plaani viia tokeniseeritud repo, võlakirjad ja fondid liivakastist reaalsetele turgudele, positsioneerides selle kui võidujooksu, mille Ühendkuningriik kaotab, kui standardid ja likviidsus lähevad esmalt väljaspool riiki. Ehk siis Ühendkuningriik on otsustanud, et nad peavad panema täie pasaga selle kuradi gaasi põhja ja hakkama siis digitaliseerima ja digiahelad võtma kasutusele. Ja nagu eelnevast peatükist või lõigust saime teada, on Ripple selles sees. 12 kuud on aega, väidetavalt. Siis suure juhi sõnade järgi. Ripple on osa töörühmast, mis seda protsessi juhib, mis Woolardi sõnul võib tuua riigile märkimisväärselt majanduslikku kasu. Tootlikkuse kasv ja kulude efektiivsus võivad 10 jooksul suurendada aastast majanduslikku toodangut 33 miljardi naela võrra ja tõsta maksutulu 14 miljardi naela võrra aastas. Woolardi meeskond tegi ettepaneku hübriidmudelile, kus DLT võrgud pakuvad ühist likviidsust, mille peale on ehitatud loaga institutsionaalsed võrgud. Aruanne tõi näitena BlackRocki tokeniseeritud rahaturufondi Buidl, mis on emiteeritud Ethereumil koos Securitize'i vastavusnumbritega. Aruanne märkis ka probleemi loata ahelatega. Kinnitatud tehingu saab teoreetiliselt tühistada ahela ümberkorraldamisega. See toob sisse arvelduse lõpliku riski, mida traditsioonilised infrastruktuurid ei toeta. Sellegipoolest ütleb aruanne, et traditsioonilise rahanduse ja krüpto loomupärased ettevõtted lähenevad. Ühe näitena tõi ta esile Ripple'i 1,2 miljardi dollari suuruse ostubörsimaakler Hayden Roadist. Hayden Road, nüüd Ripple Prime, on loetletud ettevõtete hulgas, kellel on investeerimisfirma litsents kui ka krüptovara registreering, mis hõlmab siis
futuure, valuutat digitaalsete varade turgudelt ja siis on saanud loa kõikide regulaatorite poolt. Vot. Santander UK. Santander on siis finantsasutus, mis on Rippli partner. Santander UK kasutamine Rippli plokiahela piiriüleste maksete jaoks nimetati siis näitena. Pank haldab kliendi suhet samal ajal, kui Rippli tehnoloogia liigutab raha. Ma mõistan inimesed, tšau ahivartul, ma mõistan, et sellised tähtsad artiklid on kuivad, et vaata, kui sa ei kuula krüptogaraaži kuivasid artikleid, kuidas ja miks krüptogaraaž investeerib, siis pead sa panema oma raha investeerimisvaseliini, et paremini hoida oma mütsi Ahmedi peal. Vot. Valikud on sinu. Valikud on sinu. Vot. Et praegusel hetkel me oleme siit lugenud umbes 1 A4 teksti ja saame teada seda, et siis UK riigi kassa tegelane ütleb ilusti maha, et 12 kuu jooksul viiakse kõik siis liivakastist välja ja päris turgudesse. Ja ilusti seda asja juhib töörühmas Rippel. Vot, et Rippel on osa töörühmast, mis seda protsessi juhib. Et 12 kuud on selle nagu siis uurimustöö põhjal meil umbes aega. Kas Ahmedile suurem vend ka tuleb? See on huvitav küsimus. Tänan küsimast. Ma ei teagi kohe, kas Sooniku vennad esitavad uue tellimuse sisse. Kas neile jääb väheks väike Ahmedist? On vaja siis nagu seda suurt Ahmedi. Ma ei tea seda. See on nende otsustada. Et võivad jälle ühe väikse annetuse teha. Et jah. Loeme siis uuesti ette viimase lõigu. Santander UK, Santander on siis Rippli partner. Santander kasutamine siis kasutab siis Rippli plokiahelat piiriüleste maksete jaoks ja näide, pank haldab kliendi suhet samal ajal, kui Rippli tehnoloogia liigutab raha. Woolard paneb siis USA ja Ühendkuningriigi turud stabiilsete müntide reguleerimise osas sarnasele ajakavale. Mõlemad sihivad täielikke režiime aastaks 2027. Ehk siis siit artiklist tuleb väikene vihje, et see Clarity Act ei pruugi see aasta üldsegi alla tulla, kui nad sihivad üheskoos, käsikäes järgmist aastat. Vot. Aga peate olema tänulikud, et teil on siin võimalus siis võtta sellest rallist osa, kes tahab. Nii. Hulgimüügipoliitikas on Ühendkuningriik USA-st ees, kus Clarity Act on endiselt ummikseisus. Kuigi FCA juba autoriseerib krüptoettevõtteid rahapesuvastaste eeskirjade alusel, jõustub regulatsiooni uus režiim Financial Services and Markets Act FSMA alused järgmisel aastal. FSMA alusel taotlused avanevad 30. septembril enne 2027. aasta oktoobri käivituskuupäeva. Aruanne tunnistab, et tööstus peab endiselt Ühendkuningriigi autoriseerimist USA-st aeglasemalt, kus SEC-i 25. aasta detsembri loakiri andis TDCC-le 3-aastase tokeniseerimispiloodi, mis võimaldab ettevõtetel käivitada otse selle asemel, et ehitada
keskkonda. Ehk siis siit saame teada seda, et Ameerikas on antud õnnistus, et asjad võivad nagu minna ilusti plokiahelasse juba. Mis ma sellest arvan subjektiivselt? Subjektiivselt arvan ma seda, et võib juhtuda sama asi müntidega ja XRP-ga, mis juhtus mul rahakotis ühe mündiga. 20 euro eest ostsin teda, täpsemalt öeldes 200 euro eest ostsin, kukkus 20 euro peale ja ühel öösel läks 35 000 peale. Ilusti ripli sõber. Et mina isiklikult ei näe siin võimalust, et meile antakse nagu müntide näol see võimalus, no kasutame siis seda testobjektina XRP-d, et rippel siis XRP läheb näiteks 2 eurot, 3 eurot, 5 eurot, ma ei usu seda. Ma arvan, et lajatatakse vastu päed õige numbriga, mis ta olema peab ja ongi kõik mängust väljas. Sest kui praegusel hetkel saame siit artiklist teada selle, et on antud asutustele, ID on ise mõttetu mees. ID ütleb, et krüpto on mõttetu ja kukub nulli ja ma loen praegu uudist ette, et UK varasalve tegelane ütleb, et me paneme asjad krüptosse. Krüpto on mõttetu ja kukub nulli. Ma arvan seda, et su kuradi IQ on nulli kukkunud. Üldse ei imesta, kui 9 kuud oli nabaväet ümber kaela. Vaat, funktsionaalne kuulmine on 0. 0. Ma üldse imestan, kas sul autojuhi lubegi on. Vaat, ei tasu tulla aukuma, kui geograafiat ei tea. Nii liitne see ongi. Krüptol pole mingit tagatist. Kuidas see ei ole? Ma lugesin ju ette, et võlakirjad, aktsiad lähevad krüptosse. Raha läheb krüptosse. See ongi tagatis ju. Või ei ole või? Vaat, et ma olen siin 12 kuud teinud vapralt vaata tööd, et võid vapralt minna, võtta aega ja vaadata kõiki mu saateid, mis ma olen ülesse pannud. Ja samamoodi siin UK varasalve juht ütleb ära, et rippel XRP on asja juhtimas ja läheb sinna tagatiseks. Ja XRP pannakse tagatiseks Nostro kontodele. Vaat, XRP ülesanne on vabastada 40 triljonit dollarit iga päev, mis on pantvangis Nostro kontodel, et välisvaluuta tehingud saaks toimida. Vot. Et ei ole midagi nii, et krüptol pole tagatist. Krüptole pannakse tagatis. Kui aktsia läheb krüptoahelasse, siis see ongi krüpto tagatis juba, sest aktsia on seal ahelas sees. Vot. Kuld on pandud ahelasse, hõbe on pandud ahelasse. Ja kui näiteks eurot peab vedama plokiahel, siis on euro selle plokiahela tagatiseks. ID küsib, mida see tähendab. Mida sa mõtled selle all kõigepealt üldse? Ma lugesin ette, et TDCC-le anti 3-aastane õnnistusperiood, et panna oma aktsiad sinna plokiahelasse. TDCC on Ameerika aktsiate liigutaja. Vot. Mismoodi on krüptoahelas aktsiad või kuld? Luuakse digitaalne versioon sellest. Vot. Ostu-müügileping näiteks. See ongi selline asi näiteks, et mul täna jõudis Nvidia aktsia plussi ehk kõik plussis nüüd. Palju õnne sulle. Et näiteks, kui on pandud plokiahelasse,
sa ise saad aru ka, mida räägid? Muidugi saan aru. Oletame näiteks, et on Rippli ahel, XRP ahel, kui sinna ahelasse pannakse 100 miljardit, on ahela väärtus 100 miljardit, sest seal on 100 miljardit pandud. Kui pannakse kulda teatud koguses plokiahelasse, siis see tõstab plokiahela väärtust. Pannakse aktsiad sinna, tõstab plokiahela väärtust. Et nii ta on. Panime Johhaidile mute peale, sellepärast et vaatajaid on vaja. Meil on vaatajaid vaja, et enam ma blokke ei panegi vist. Ma võtsin kõik blokid maha, vaata, mingi üle 100 inimese olid bloki saanud, et siin võib tullagi nagu need loomasid välja nüüd, vaata, kes arvavad, et on ägedad, teavad midagi finantsmaailmast. Ei teada sittagi. Nii lihtne see ongi. Vot. Ehk siis saame kokku võtta selle väikse lõigukese niimoodi, et Rippel on nüüd juhtimas digitaliseerimist siis UK-s ja UK varasalve juht või tegelane ütleb seda, et nad käivad USA-ga ühte jalga. Ja sihivad seda, et järgmiseks aastaks on kõik valmis ja tahavad teha selle asja nii, et põhimõtteliselt järgmise aasta september, oktoober on siis, kus avanevad taotlused uue reeglistiku alusel. Mis lehekülgi sa kõige rohkem soovitad praegu, kus tegeleda sellega pärast uue seaduse vastuvõtmist? Last Crusader 69, mis sa selle all mõtled? Mis seadust sa täpselt mõtled? Sul ei ole pääsu, kui sa tahad olla eriagent 007 salajane, siis see on võimatu sul. Sinu koduriigi maksuametile on kohustus saata siis börsidel teadaanded, mida sa teed krüptoga. Et siit tulebki ka Sonic AI investorite suur õudusunenägu ja võib-olla ka lõppkokkuvõttes suur persenseksi üritus, et nad tegutsevad seal USDC-s ja USDT-ga vist, mida iganes. Igatahes nagu see vend tahab saata oma rahakese sinna börsi, et vahetada ta päris euroks ümber, nii kogutakse andmed kokku ja antakse ilusti üle Eesti maksuametile. Ja praegusel hetkel ongi see, et üle maailma võeti seadused vastu. Et kõik, mis toimub su krüptobörsil, peab olema teada sinu koduriigi maksuametil. Vaat, teil ei ole pääsu sellest. Ehk siis neelake alla need asjad ja tehke oma investeeringud targalt. Te ei pääse maksude maksmisest. Nii lihtne see ongi. Võtke heaks või pange pahaks. Vaat. Ja see ongi globaalselt on need seadused praegu alla võetud. Et on nii Venemaal samad seadused, nii on UK-s samad seadused, Saudi Araabias ja kus iganes Euroopas. Et võeti alla kõik ülikähku, ülikiiresti eelmise aasta lõpus, et globaalselt hakkaks kehtima siis krüpto liikuvusseadus või mis kuradi iganes asi ta oli. Et krüpto ei ole kadumas. Paljud leheküljed, näiteks MEXC, kellel luba polnud, sealt ei tohi enam pangakontoga sissemaksu teha. No täpselt nii. Kui sa tahad teada, mis krüptobörsi sa võid Euroopas kasutada, siis vaata MiCA reegleid. Võta MiCA reeglid lahti ja MiCA reeglitele reguleeritud krüptobörs, seal on su vara kaitstud. Ja nii lihtne ta ongi. Börs ei tohi lasta rotti su raha. Vaat. Kraken peaks olema Euroopas ja Coinbase. Solana tulevik, ma ei tea. Solanaga on tehtud erinevaid koostöölepinguid, on ju. Jah,
aga praegu Solanale heidab halba varju see pump fun'i teemad ja mis iganes skeemid seal käivad. Et jah, ma ei eita seda, et Solanaga on tehtud väikseid koostööleppeid, ma ei eita seda. Aga kas ta saab olla dominantne? Kindlasti mitte. Solanasse ei ole mul sellist usku. Jah, ta võib minna ülesse küll praegusest hetkest, aga tal ei ole selliseid mastaapseid lepinguid taga, nagu on teistel siis ISO müntidel ja minu teada Solana ei ole ISO siis standardi järgi. Binance on Euroopas keelatud. Vot. Binance ei saanud MiCA reeglit või seda regulatsiooni heakskiitu. Mingi kuradi üleminekuperiood vist praegu on veel antud nagu, et inimesed saaks nagu kas oma raha välja kanda või midagi sellist. Aga Binance on illegaalne. Vot. Ja Euroopa Keskpanga juhi käsuga ei antud Binance'ile litsentsi. Siin on maailma ärajagamine, vaata. Maailma ärajagamine on selles suhtes, et kes kus regioonis võib tegutseda. Ja kuna Binance on Aasia teema, siis mine oma Aasiasse tagasi. Oli see seisukoht siis Euroopa Keskpanga juhil, sellel Lagardel. Vot. Et mitu kuud üritas saada siis see Binance Kreekast MiCA litsentsi ja jobutati ja lõpuks öeldi ei. Ikka peab olema. Vaata, kas sa saad kanda Binance'ist asjad ümber. Et varad on sul kaitstud. Minu teadmise järgi on varad kaitstud ja välja vist saad kanda. Aga osta, müüa, vahetada ei saa. Et minul oli selline teema KTIO-ga. KTIO on Aasia börs, ma kasutasin seda aastaid ja ühel hetkel oli kõik Eestis keelatud. Või õigemini KTIO ei andnud enam eestlastele tuge, aga ma sain sealt välja kanda oma asjad. Et sisse ma enam kanda ei saanud, aga välja sain kanda oma varad. Vot. Et ma usun, et Binance'iga on sama teema, et sisse sa kanda ei saa, ma eeldan, aga välja kanda saad. Kas õpetaksid, kuidas üle kanda kusagile mujale ja kuhu soovitad? Ise olen pärast uut seadust teiega hõbedat kokku ostnud pärast kukkumist, kas see on hea idee hetkel? Last Crusader. Kas Last Crusader 69 kuuleb mind? Kas Last Crusader 69 kuuleb mind? Jaa. Eile laadisin, õigemini eile tegin siis hõbeda erisaate. Hõbeda erisaade on üleval minu YouTube'i kanalil. Seal ma lugesin ette siis endast targemate uurimustöö, mis võib hõbedaga juhtuda ülesse mineku mõttes, mis teda mõjutavad, miks ta ülesse läheb, miks teda alla ei saa hoida ja miks praegune hind on spekulatiivselt võltsitud alla. Et see on 1,5 tundi puhast kulda, vahepeal hüppab saatesse sisse ka Ahmed 69, Sooniku investorite nunnu. Et millal tuleb kullast erisaade? No võin plaani võtta. Aga lugu on järgmine, et mul on hõbeda erisaade on üleval. Ma loen ette mingi 30 lehte või 16 lehte uurimustööd. Ajukartul ütleb marusuur sigar, aitäh. Et võid ka Krakenisse kanda, tõesti, võid. Lightyearist, mis ma arvan? Tahad mu ausat vastust või? Marta tervitab. Puh.
Lightyeari mina ei kasuta Lightyeari järgmisel põhjusel. Lightyear peaks olema Eesti toode ja ma ei taha, et mingi kuradi maksuamet ja kaapo jalutab ringi nagu omas kodus, vaata. Mis sest, et nad saavad vaata ikkagi nagu minu ostumüügitehingud kätte, onju. Aga see, et ma ei usalda üldse eestlasi, ütlen ausalt ära. Kui ka SEB-le Hansapangas on loodud kuradi eriti need kuradi nagu võtmed või mis iganes on, et saavad käia vahtida ja masturbeerida su kuradi nende asjade üle, onju, siis ma ei taha seda. Et vähemalt on see asi, et kui tahavad konfiskeerida need kuradi eestlased muu seda raha, siis nad peavad saatma ikkagi mingi pärimuse ja tõendid sinna kas Krakenisse või Coinbase'i, mitte nii, et SEB ütleb, et isand, lähen blokeerin. Vaat, et seal on natukene asjad ikkagi teistmoodi, vaata. Vaat. Et me oleme jõudnud ikkagi sinna nagu mastaapi, ma ütlen otse välja häbenemata, et riik on muutunud vaenlaseks meile või siis krüptovõti Martale. Vot, et mina sellepärast Lightyeari ei kasuta. Krakenil on olemas Euroopa reguleering. Vot, sellepärast Kraken on huvitav koht. Et tal on olemas Mika reeglid. Ja keegi küsib, et räägi oma siin võistlusest. Jah, mul oli väikene võistlus, kauplemisvõistlus, et kes siis ei tea, et mul on olemas ka selline annetusklubi, kus 50 eurot on kuumaks ja siis saab näha kvaliteetseid uurimustöid erinevate krüptote, aktsiate ja nii edasi asjade kohta. Pluss siis õpetan mängurahaga kauplema, vot. Et see, mis sa edasi teed teadmisega, on su enda vastutus. Aga jah, mul on selline väikene kogemus olemas, et väikene võistlus, 56 000 inimest osales seal, mina olin 363. Ehk siis top 0,5% seas. Ja siis 9 päevaga tegin 18,8% kasumit. Kui sa tahad teada, kuidas ma selle koha saavutasin seal võistlustel, siis võta ühendust. Umbes 10 tundi on selline koolitus. Hind on 250 eurot. Ja kui sa oled kiirem õppija, siis võid ka vähem maksta. Et praegusel hetkel on mul üks katsetus käimas ühe õpilasega, kes teab juba nii natukene kauplemisest, et äkki saab hakkama hoopis poole summaga. Et mida vähem sa mind kulutad, seda odavam see sulle on. Vot. Et kui sa hakkad ikkagi mul nagu telefonisõbraks siin pestikaks, et kuule, et miks see nii on, miks see naa nii on ja siis löö rahakoti rauad lahti. Vot. Et praegu on see võimalus teil kõigil ära kasutada mind. Kasutage mind ära viisakalt, ärge kasutage mind ära nii, nagu kasutavad Sonic AI investorid seda mütsi ja toruselli hoidjat. Vot. Marta siin ka juba näost punane, vaata, et kurat küll see Ahmed esineb nii palju, vaata. Vaat, pole midagi öelda. Aga analüüsime siis natukene seda artiklit veel edasi. Et ma ikka tahaks olla nagu selline info levitaja, mitte Ahmedi levitaja. Marta on jah varju jäänud, krüptovõti Marta saadab kõik mulle investeerimisideed, vaata. Et siin vendadel ongi nagu illusioonid ka, vaata, et me tuleme, anname, vaata, paksule kannaga näkku, onju. Aga kujuta ette, 2x2 meetrit mees, 200 kilo, Marta on käes ja kui eduliselt see sul läheb, pojake? Kui eduliselt see läheb sul? Vaat, aga sellele küsimuse enam ei osata vastata. Vaat, ehk siis me oleme nüüd teada saanud seda, et kuskil 12 kuud investeerimisvaseliin käib Ahmediga kokku. See on special toode. Pikk sa muidu oled. 1,87 m umbes. Vaat. Et me oleme teada saanud nüüd selle asja, et
UK varasalvejuht ütleb, et Ripple on ilusti nende tokeniseerimisprogrammi sees ja juhib seda asja seal või on siis seal koordineerimas koos teistega, siis me saame teada seda, et TDCC-le on antud siis eelisluba, on antud nagu katus, et tee, mis tahad oma selle digitaliseerimisega. Saame teada seda, et UK ja USA astuvad ühte sammu ja plaan on järgmiseks aastaks neil kõik valmis teha. Nii, me oleme teada saanud ka varasemalt seda, et Monika Long, Ripple'i president, ütles nüüd maha, et lüliti klõpsas. Testid on läbi ja pankade raha hakkab liikuma nüüd XRP ahelasse. Vot. Me saame teada ka seda, et selle aasta novembriks 2026, see aasta, november kuskil 17, 18, nädalavahetus on täis ISO 20022 süsteemi käivitamine. Ehk siis uue raha liigutamisstandardi käivitamine toimub. Ehk siis plaanid hakkavad nagu liikuma paika, vaata. Et kui ma eelmine aasta nagu pakkusin, et on viimane rodeo, siis see rodeo on tõesti jõudnud nüüd oma viimasesse vaatusesse. Sest esiteks erinevalt teistest siis instrumentidest krüpto oli ju ainuke, mis kukkus põhimõtteliselt nagu põhja, vaata. Hõbe läks ülesse, aktsiad läksid ülesse, tõusevad siiamaani nagu aktsiad, Ja miks need metallidki alla toodi alla sellepärast, et spekuleerida hind odavaks, et saaks pangad kokku osta. Et aruanne tuli alla, et eelmine kuu tuli alla aruanne, et juunikuus Hiina keskpank ostis 20 tonni kulda. Vaat, et kulla kokkuost käib, hõbeda kokkuost ja Gunnaril on õigus. Investeerimisvaseliin, spetsialväljalase Sonic AI investoritele, selle hind ka tõuseb. Vaat, et seda on limiteeritud koguses. 20 purki on üldse tehtud seda. Ja vaadates Ahmedi, siis varuge varakult, et te saaks oma torusalli mugavalt ladustada Ahmedi peal. Vot. Vot nii väiksed kuradi pätipoisid saavad puid alla ja saavad nii kaua, kui nad tegutsevad oma pasaga. Ja kõikidele inimestele ütlen ära ka selle asja, et tehke endale asjad selgeks, kus te kurat suplete, et ei suple mingi pasabasseinis. Ja seda ütlen nagu põhjusega. Põhjusega ütlen seda asja, et uurige teemat on näiteks see, et Dark Markets on Euroopas keelatud. Tal puudub Euroopa Finantsinspektsiooni luba, rahasid liigutada. Aga kuidas te rahasid saate kanda? Keegi ei keela sul loll olla, vaata. Ja täna sain teada ka sellist infot, et inimesed, kes on oma Revoluudi kontost kandnud Dark Marketsile raha, on kaotanud oma Revoluudi konto rahapesu tegevuse pärast. Konto on klõps kinni. Ja tulete, räägite siin, sa ei tea midagi, meil tuleb oma pangakaart ja Dark Markets on aus ja Dark Markets on kena aga inimesed kaotavad oma pangakontosid täna juba. Selle eest, et on Dark Marketsile raha kandnud. Palju õnne, krüptogaraaž nägi kõike seda õnne ja rõõmu ette, mis teiega juhtuma hakkab, aga ega keegi ju kuulda ei võta. Arvasite, et olete targemad kui mina? Ei ole. Et kes ei võta kuulda, see saab oma nahal tunda, nagu ütles Mart Helme. Vot.
et ma üldse ei imesta, kui sellest võib tulla veel korralik kuradi aplaava sellest rahapesuskandaalist nüüd. Et kui reaalselt ikkagi inimesed kaotavad oma Revoluudi kontosid, et kui juba Revolut paneb kinni, siis kui keegi on oma SEB-st või Hansapangast midagi seal liigutanud või kuradi Ühispank või mis nad kuradi sitad kõik olid, vaata. Et ei tiksu keldris, tiksun krüptogaraažis. Vaat, garaaž on tegija, vaata, sest garaažis mehed ajavad juttu ja krüptovõti Martaga kuradi muugivad lahti saladusi, mida keegi ei taha kuulda võtta. Vot. OTP Ühispank on kõige turvalisem. No Gunnar ütleb, et Sveet pani kellelgi 100 euri pärast konto kinni. Kunn, täpsusta, kas see oli seotud Dog Marketsiga või mingi muu asjaga. Et kui ütlete midagi, siis öelge nagu ka see asi, et millega see seonduv on. Vot. Daagiga, no täpselt. Ühesõnaga Gunnar ütles praegu ära, et Dog Marketsiga on lugu selline, et nüüd juba on jõudnud asi, et Sveet paneb kinni. Hansapank paneb kinni nüüd kuradi kontosid, et ühesõnaga asi on teil väga tuksis, Sooniku poisid. Kui juba siin Eesti pangad hakkavad kontosid kinni panema, kuulda te ei võtnud. Ma ei kujuta ette üldse, mida need kuradi asja eestvedajad peavad tegema, onju. Et ma arvan seda, et tõesti investeerimisvaseliin, seda on limiteeritud kogus 20 purki, et ma arvan, et peaks hakkama oksjonit tegema sellele, et kõik, kes on seal need Sooniku vennad, et kogus on limiteeritud. Ma üldse kahtlen, kas sa ühe purgiga võid hakkama saada. Vaat, sellepärast, et sul on medal tulemas või see monument igale ühele personaalselt. Torusalli ja mütsihoidja, Kong 69, Ahmed. Et vaadates seda torusalli hoidjat ja siis seda hooldusvahendit, asjad on proportsioonist väljas. See purk piisab ainult vaevalt otsa peale siia natukeseks ja mul on limiteeritud kogus ainult 20 purki. Vaat, aga kui palju on teid, kes seda vajavad? Vaat. Põlva Passat küsib, mis exchange'i platvormi kasutad hoidmiseks ja millist kauplemiseks ja miks. Põlva Passat, ma ütlen sulle ausalt ära, ma ei tohi seda öelda. Ma saan öelda seda ainult, et Euroopas on Mika poolt reguleeritud börsid olemas. Et noh, põhimõtteliselt ma võiks nagu öelda, et Coinbase ja Kraken on siis Euroopas reguleeritud. Mika seadustele kõik korras. Aga treidimiseks ja näiteks kauplemisroboti testimiseks kasutan ma välismaist börsi. Seda ma öelda ei saa. Aga ta on respekteeritud riigis reguleeritud. Vaat, ta on seal Vahemere kandis, Aasia kandis või. Soonik oli Mauritiuselt, kuradi Santa Lucia saared, kus kriminaaltegevus mõnusalt töötab, vaata. Vaat. Ja siis kui me vaatame natukene seda uudist veel, mis ma siin lugesin, siis seesama Chris Woolard, kes on nüüd see UK varasalve tegelane, siis ta ajalugu on muljetav, et ta on olnud siis sellesama FCA siis tegelane. FCA on siis see asutus, mida siis väidetakse, et on selles kindlustuslepingus seal Sonic AI-le nagu andnud oma õnnistuse, et UK finantsamet nagu reguleeriks ja kaitseks seda, siis asja ei ole. Võltsitud kõik. Vaat. Et seal samas FCA-s on töötanud siis Chris Woolard, ja siis on ta töötanud siis
näiteks BBC-s on ja siis on London Business Schoolis on ja vot, et reaalne vend on pandud siin asja juhtima on ja siis ta on olnud näiteks selle nagu Ernst ja Youngi partner ja Ernst ja Young Networki esimees, kus ta nõustas siis maailma suurimaid panku, keskpanku, finantsasutusi ja regulatsioonide teemadel. Endine siis FCA USA finantsasutuse juhatuse liige on ja 2020. aastal oli ta FCA ajutine tegevjuht on ja endine Inglismaa keskpanga siis komitee ja regulatsioonide liige on ja põhimõtteliselt on lugu selline, et see mees, kes praegu ütles maha, et Rippel on nendel selline kuradi suur semu süsteemis sees ja kuskil 12 kuud on aega, siis selle mehe juttu tasub kuulda võtta, kuna ta on laia haardega finantsmaailmas tegutsenud. Vot. Ja noh, ma arvan seda, et kuna ma siin nagu olen selline XRP-st ja Ripple'ist räägin, siis peab rääkima järgmise looga ära vaata, et järgmise loo peab ka ära rääkima, on lugu selles, et üleeile siis tehti nagu krüpto seal meedias vaata sellist asja, et 200 000 XRP-d varastati on ja vot. Et 200 000 XRP-d varastati on ja miks juhtus on ja kõrval on artikkel, et vaalad ostavad rekordtasemel XRP-d kokku on ja. Ja kui hakkad asja lugema, siis tuleb välja selline asi, et mingi kuradi firma tegi mingi silla on ja, et siis mingi XRP-d sillata on ja, aga see firma, kes selle silla tegi, kukkus läbi ja lasti tal trotti kuradi siis 200 000 XRP-d. Et XRP ahelat ei ole keegi häkkinud, aga uudis tehti sellest nagu häkiti, vaata XRP ahelat. Tegelikult ei häkitud, oli kuradi mingi firma poolt tehtud sild, kes tahtis seda XRP ahelat kasutada ja tema silda häkiti, vaat. Et siis selline teadaanne ka teile, et ärge minge nüüd siis nagu kuradi kata sõitma, et issand jumal, et XRP kurat nüüd häkiti ära on ja kõik kukub kokku on ja ega ikka ei kuku küll kokku, et kui siin UK varasalve juht ütleb, et kuule, et Rippel on meil siin nagu see kuradi otsustaja ja nõuandja ja kuidas me seda raha paneme nüüd sinna siis digiahelasse. Et ja ma üldse ei välista ka seda, kui nad võivad anda ka nende isomüntide kohta nagu uudisegi välja, et nüüd XRP häkiti ära vaata ja XRP kukub mingi 10 sendi peale ja homme on uudis väljas, et sorry, vale uudis. Sest antud hetkel on niimoodi, et kui XRP-d täna häkkida, siis on niisugune asi, et terve maailma selline sektor võib oma uksed kinni panna. Nii lihtne see ongi. Sest kui terve maailma pangad, kõik maailma pangad on XRP kuradi partnerid on ja. Betoonkingad, palun ära levita, kui see number ka tõene vastab. Sellepärast, et juba Prantsusmaalt tuleb uudis välja, kuidas krüptovõti Martaga minnakse ukse taha ja võetakse ära raha. Eelmine aasta võeti mingi 50 või 70 miljonit Prantsusmaal ära. Ton ütleb, et aga hind sellel shitcoinil ei tõuse. Tonile paneme kohe mute peale. Ton sai ilusti väikse mute. Sellepärast, et meil ei ole vaja vaata Ahmedi sõpru. Ahmed raisk on Tonnile lemmikasi. Et kui sa kutsud XRP-d shitcoinis on ja, siis ei tea Mis sa arvad, palju XRP aastaga tõusta võib? Ma saan rääkida sellest, mida räägivad need, kes on puldis. SBI, kes omab 9% Ripple'ist ja 10–16% XRP-st, siis selle asutuse juht. SBI on Aasia selline mega
rahaliigutaja ja Jaapani üks domineerivaid. SBI juht ütles järgmised sõnad maha kuu aega tagasi, et XRP läheb väga kalliks ja läheb siis, kui maailmas, täpsemalt öeldes USA's on seadused all. XRP kodeerija David Schwartz, kui temalt küsiti poodiumilt, et mis te arvate, mis see XRP hind võiks olla, et maailma raha liigutada, siis David Schwartz ütles selle peale, et no ma ei tea, aga võiks alustada siin näiteks 10 000. Need on need, mis on siis nagu otse karu kõhust või. Et ma ei saa öelda, et siin XRP läheb 10 000, ma ütlen seda, mida on öelnud siis need, kes seal on pumba juures nii-öelda. Ja XRP puhul on nagu veel see asi ka, et see on siililegi selge, et ta ei saa olla. Ta ei saa olla see mingi 1-2 eurot, et liigutada maailma raha. Ahjukartul paneb praegu siin keskpanga juhile puid alla, meie omale, kui kulla kohta küsiti jah, et mis kullast arvate, vend ütleb ilus asi küll, aga liiga riskantne, täitsa uskumatu vaata. Kas XRP-d tasub osta? Tee oma uurimustööd. Uuri tema lepinguid, uuri tema partnereid, uuri, mis ta teeb ja võta oma otsused vastu. Et erinevalt siis, kui näiteks XRP maksaks 10 000, siis oleks maailmas sitaks rikkureid juures, ei ole. Tegelikult ei ole. Tegelikkuses ei ole juures, miks naljasahtel, see ei olegi lugu naljakas, see lugu ei ole naljakas nali. XRP-ga on selline teema, et vabas ringluses on tegelikult teda üldse kuskil 2%. Kuskil 50% on varasalves, mida ei näpita. Kuskil 2% on siis vabas ringluses ja ülejäänud on siis erinevate asutuste käes. Võt. Et tegelikkuses on lugu selline, et mõned üksikud tulevad siia nagu rahadega letti. Ja põhimõtteliselt on ka see, et kui peaks juhtumagi see, et XRP hinda tõstetakse näiteks sotilt, kõigepealt soti peale või 10 peale, enamus inimesi müüb maha selle. Keegi ei hakka ootama siin, kui sul on mingi kuradi 1000 XRP, toon näite lihtsalt, vaata. Leonardo Fibonacci, XRP on klounide ootus. Panime klounile mutte peale, vaat. Tegelikkuses on see asi, et huvitav küll, et kas see Leonardo Fibonacci võttis nagu oma torusalli Ahmedi pealt ära, et tal suu vabanes või? Hääletoru läks lahti. Ja lõpuks leidis siis, põhimõtteliselt ega tuleks ikka nagu see torusall vaata siia Ahmedi ümber panna, et lolli ila vaata välja ei tuleks. Mis reeglid siin on, et mutte ei saaks? Ära muretse. Ma tavaliselt panen blokki vaata kõigile. Vaata, reegel on väga lihtne, ära ja paska. Kui sa tuled ütled, et XRP, kes on maailma kõikide pankade sõber, on shitcoin, siis on sulle mute vaata. Kui sa tuled mind solvama selle eest, et ma loen rahvusvahelise uudise maha, on mute sulle. Nii lihtne see ongi. Et reeglid on väga lihtsad. Kui sa tuled, ütled uurimustöö kohta, nagu, et see on pask, tuled, ütled, et XRP on shitcoin, on viga, sellepärast, et maailma lepingud on tagadal, on. Okei, kui sulle XRP ei meeldi, vaata, on. Okei, mul ei ole selle vastu midagi. Aga sa ei saa öelda XRP kohta shitcoin, vaata. Kui mul on panna ette, on, selline mapp, vaata, uudiseid. Nii. Ivanov, härra Ivanov, ma ei hakka sulle puid alla panema. Ma lihtsalt näitan sulle praegu nagu olukorda. Ma näitan olukorda.
ma olen ühe sellise mapi lepinguid ja uudiseid ära põletanud, mis on XRP kohta. Üks on alles, 5 on välja printimata, umbes. Siin on 1000 lehekülge, mõlemad poolt täis. XTC ja tema XRP ja XLM ja kõikide nende kohta. Et kui sa ütled mulle, et sulle XRP ei meeldi, kõik, ma respekteerin seda. Aga kui sa tuled ütled, et XRP on shitcoin, on sulle blokk, sest sul pole fakte. Kui sa tahad faktid tuua, palun väga, diskuteerime faktide teemal. Ma võin sinuga diskuteerida mida need uudised näitama peaks. Need uudised näitavad ära põhjust, miks krüptogaraaž on investeerinud millegisse. Vot nii lihtne see ongi. Kui maailma tasemel asutused TDCC on Ripple'i partner, TDCC, kes liigutab tervet Ameerika aktsiaturgu 113 triljonit. 113 triljonit on nii suur summa, et 5650 aastat võib Eesti riiki järjest toita. Ja kui see asutus paneb Ripple'i enda sisse, on kõik öeldud. Lihtne küsimus, kas XRP läheb 50 peale? Ma ei tea, palju ta võib minna. Ma ei tea. Ma tean ainult seda, et SBI juht, Aasia ühe suurima raha liigutamisasutuse, investeerimisasutuse juht ütleb seda, et XRP läheb väga kalliks. Ma arvan seda, et 50 eurot ei ole väga kallis. Ma arvan, et see mees mõtleb palju suuremaid summasid. Vot. Kui UK varasalve juht ütleb praegu maha uudises, et Ripple on nende tokeniseerimissüsteemi töörühmas ja jälgib protsessi ja on leitud, et XRP ja Ripple sobivad siis ideaalselt selle tokeniseerimise tegemiseks ehk varade plokiahela panekuks, siis see 50 eurot ei ole väga kallis. Siis see summa peab olema ikkagi väga-väga palju suurem. Kui Moskva, siis täpsemalt öeldes Venemaa keskpanga Novosibirski uurimislabor leiab, et XRP saab kasutada raha liigutajana, siis ei saa 50 eurot olla väga kallis. Vot. Et see XRP on massidele ajupesu. Karaul, ei ole nii. Et põhimõtteliselt mul natuke sigarit on, et kas keegi tahab minuga siis kasti tulla ja väidelda kui mees mehega, mitte lahmida. Millised on sinu tõendid, mille põhjal sa ütled järgnevat? Kui sa ütled, et Neo ütleb, et kui mõelda, mis selle mehe palk on ja tema ütleb, et läheb kalliks 3 punkti, võiks mõelda. No, ja täpselt nii. Täpselt nii ja täpselt nii. Ja lugu ongi selles, et seda lauset analüüsiti ekspertide tasemel. Selles võtmes, et kuna SBI on nii suur raha liigutaja, siis on välistatud see, et see vend sokkis segi ennast ja hakkas mingit la asja ajama. Et see pidi olema juhatuse tasemel heaks kiidetud, et see vend tegi suu lahti niimoodi. Vot. Me ei räägi siin mingitest kuradi meediateemadest ega vaata mingitest karjaloomade asjadest, vaata Karaul. Kui sa tahad, kui mees mehega rääkida, siis tule kasti, ütle oma faktid. Matu Finn küsib, on sul mingid numbrid ka ette näidata investeerimise suhtes? Mine vaata mu esimesi videosid, mis siin TikToki kanalil on. Saad oma vastused. Vot. Ja üleüldse on selline asi, et tegelikkuses ma olen ette ju rahvusvahelisi uudiseid. See, kas sa neid kuulda võtad, on su enda asi. Vot. Ma lihtsalt ma võiks öelda seda, et ma põhimõtteliselt dokumenteerin nagu enda jaoks seda asja ja pakun siis nagu varianti B. Pole raske vastata, neid videosid palju. Äkki ma tahan, et sa vaataksid mu videosid, äkki midagi õpid. Vaat.
jääb midagi külge sulle, vot. Selle asemel, et sa minust kuradi pilaklippe teed, onju. Selle asemel, et sa must pilaklippe teed, võid õppida midagi. Ja see on nüüd isiklikult sulle öeldud. Vot. Et kordan, võid selle nüüd klipikese vaata teha uuesti, onju. Vaata, Matu. Et tee nüüd nagu ta ikka promolt, vaata, näe, mul on nüüd sigar ka käes, onju. Näe, ma võtan nagu koobi ka kätte, et hei, siin krüptogaraaž. Kui sa liitud mu tasulise klubiga, siis pea meeles seda, et mina olen kuningas. Sina oled ei keegi, sest sul pole infot. On ainult üks arvamus ja see on minu arvamus, sest see on õige arvamus. Kuningas ei eksi. Vot. Vot nii on lood. Aga vähemalt ma annan sulle krediiti, et sa võtsid vaata mu selle, mis mõttes hullem kui Virgo. Ma ei teagi, kes see Virgo on ja ma ei tahagi teada. Ma ei tahagi teada, kes see mees on. Virgo ajab oma asju, mina ajan oma asju. Nii lihtne see ongi. Ma ei kohusta sind mitte milleski. Olen ma sind kohustanud milleski või? Hullem kui Virgo. Mida see Virgo teinud on sulle? Tuli ja öösel pimedast katsus sind või? Väike matukene sai nüüd trauma sellest või? Et Virgo tuli öösel ja katsus sind. Noh, tuli katsus. Kas tuli katsus Virgo sind või? Mis see Virgo sulle tegi, ütle mulle kõigepealt, et ma üldse hullem kui Virgo olen. Mis ma sulle teinud olen üldse? Noh, sa võiks mees natukene kuradi mõelda, mis paska sa teed, vaata. Sest üks asi, matukene on lugu järgmine. Erinevalt sinust olen mina ilma maskita. Mina ei pea maske kandma, onju. Mina ei pea maske kandma. Vaat. Mina ei pea maske kandma. See on fakt. Et kui sa tahad kõva mees olla, tee oma videosid ilma maskita. Vaat. Tee oma videosid ilma maskita ja mõtle ise mingit video välja ka päriselt. Mitte ära varasta teiste sisu ja siis lõikad kontekstist välja, et saada laike, kommentaare. Ma tean küll, milline sitaratas sa päriselt oled. Üks mees mängis oma kuradi lambaga, onja, oinas tahabki peaga puksida. Ja sina tegid sellest loomapeksu video. Ära muretse, küll sinul mees tuleb ka oma oinapäev selle pasa eest, mida sa siin sotsmeedias teed. See on sulle garanteeritud. Läheb aega päev, läheb aega nädal, läheb aega kuu, aasta, aga sind leitakse. Sest ühel hetkel sa komistad väga valesti ja väga valusalt kellegi otsa. Et hakka meheks, mitte ära ole kuradi tatt. Tee originaalseid videosid, väärikaid videosid kas või. Aine. Ähvardad või? Ei ähvarda. See on lubadus. See on lubadus tuginedes su tegevustele. Ja kõik, kes vaatavad su tegevusi, näevad sama asja, mida mina. Et sa mängid õhukesel jääl. Ja ekstra sinu pärast panin ma ka krüptogaraaži selle logo ülesse. Vaat. See on ainult sinu pärast, et ma peaks sulle natuke isegi tänulik olema, et sai õppida jälle, kuidas erinevaid programme kasutada. Vot. Ja üleüldse matukene pole sinu asi, palju ma millegagi teinud olen. Vot. Sa kõigepealt õpi, kuidas teha originaalseid videosid. Vot. Õpi kõigepealt seda. Vot. Et noh, küsimus on nagu selles, vaata, et Karaul, kas sul on midagi varjata, et videosid kardad või? Kelle kohta see küsimus on, Karaul?
Karahuul, vasta palun. Räägid minust või räägid kellegi teisest? Su tegevus ei lähe inimestele peale vist. Ma olen varjublokis, et sa teaksid. Mina, ma ei põe midagi. Ma ütlesin Matule, kui ta tahab teada, mis ma olen teinud, mingu vaadaku mu varasemaid videosid. Mis ma pean tulema igale jobikale putru suhu panema või? Aine. Ainukene asja, mille nad võivad endale nagu torusali ümber panna on Ahmed. Iga sooniku logo. Näh. Vend tuleb lahmima siia sa oled nagu Virgo, ma ei teagi, kes see Virgo on, onju. See on Eestimaa parim poeg. See on Eestimaa parim poeg, kes on põhimõtteliselt elus läbi kukkunud. Ma arvan seda, et ta on ka niisugune peletis, et ta peab seal maske kandma oma videode ajal, onju. Kui ta oleks päris mees, mitte mingi poisikene, siis ta ei kannaks maski, siis ta ei käiks ja ülbitseks, onju. Pane past kinni ja ära ahverda. Ma pesin täna näo puhtaks. Tule pane mu past kinni. Õigus. Sa ei ole suuteline tegema seda. Vaat. Väga huvitav on nagu sotsmeedias siin, eriti TikTokis näha, kuidas sellised rahvuskangelased tulevad ja ütlevad, pane past kinni, onju. Kes sa oled selline? Põhimõtteliselt ma kasutan sind praegu ära, nagu su vanaisa kasutas sind lapsena ära. Mul oli ennem siin 10 vaatajat, tänu sellele, et sa saad puid alla, on 30 vaatajat, onju. Halleluuja, venda kasutatakse ära igas asendis ja ta aru ei saagi. Eks siin olegi see, et eks see jätkuv ole see tema ära kasutamine, vaata, põlvest põlve. Vaat, nüüd on lausa 30 vaatajat, sellepärast, et Matukest lihtsalt pilastatakse tuimalt siin. Ja vend ei saa aru ka sellest, et ta on nii loll, vaata. 31 vaatajat. Matu Finn ütleb, pigem teed ikka ennast lolliks. Millega ma teen lolliks? Ma loen ette rahvusvahelist uudist ja see sulle kohale ei jõua. Tuled siia lahmima, toodad pila võlts videosid, onja. Eestimaa parim poeg, vaata. Eestimaa parim poeg. Pole midagi öelda, vaata. Aga eks ole vaja ka neid inimesi, kes ütlevad mind nähes, härra, siin on teie menüü. Nii lihtne see ongi, vaata, selliste poisikestega, vaata, et hauguvad, kasti nad ei tule. Tuled, haugud, fakte sul pole, solvad minu välimust, solvad nagu seda, mis ma sulle teinud olen, Matu? Võrdled mind Oosa Tullengu Virgo. Ma ei teagi, kes see Virgo on ja üleüldse, et mis see Virgo sulle teinud on, mis mina sulle teinud olen. Sa vajad psühholoogilist abi. Ma ei ole mitte kuskil käinud, kellegile puid alla pannud ilma asjata. Ja juhin tähelepanu, ma pole kellegi laivis käinud kommenteerimas ka midagi. Sa solvasid mind ikka. Ei, ma ei solvanud sind, Matu. Ma konstateerisin fakti. Fakti konstateerimine ja solvamine on väga erinevad asjad. Ja esiteks sa sitaratas oled teinud minust neid videosid esimesena. Nii lihtne see ongi. Sina viskasid esimese kivi, pea seda meeles. Nii et ära tule siin ohvrit mängima ega gaasi valgustama, vaata. Vaat. Kui sul meest ei ole, vaata, siis ära tule siin midagi esinema ka, vaata. Too faktid laua peale, võime rääkida investeerimisjuttu,
mida iganes, on ju. Aga see, et sa siin kuradi neid pilavideosid teed ja niimoodi endal vaatajaid vaata tood, noh, sa ütled mulle, et mul on 600 vaata, on ju, noh, jälgijat. Ma olen nende 600 jälgija üle mega rahul. Ma tänan kõiki oma 600 jälgijast, sest teil on ajud, vaata. Aga need, kes selle mingi kuradi võltslabasusega kaasa lähevad, matukene, sa arvad päriselt, Matu, päriselt su mingi 4 või 10 000 jälgijat, kes on poole toobised, on nagu top, vaata, top kvaliteet või? Sa arvad, et see poole toobiste kuradi kari on mingi top kvaliteet või? Interneti lahmijad, laksujad, noh, poole toobised, on ju, noh. Sa arvad, et sa oled nüüd poole toobiste keiser, et sa oled tegija või? Noh, ei julge oma nägugi näidata. Noh, sa ei julge originaalseid videosidki teha, sest sinus ei ole mitte midagi originaalset. Ainuke asi, mis originaalne oli võib-olla kuradi kuskil rekkaparklas kuradi rekkamehe kuradi Ahmed, vaata. See oli ainukene kord, kui sus midagi nagu originaalselt sees oli, vaata. Vaat. Konkurentsitu. Protsessor mehel töötab siin praegu. Suudab puid alla panna niimoodi, et vähe ei ole. Noh. Tänan südamete eest, ma olen seda väärt. Tänan kõiki, kes on südameid pannud, see toob mind varjupäinist välja. Noh. Suht labane oled oma vanuse kohta. Okei, aitab matukesest, paneme talle mute, et ta saaks homme tulla tagasi oma homoerootikat levitama. No ta ei suuda ju mõtteidki nagu kontsepti panna, vaata, noh. Ta ei suuda lauseidki üles ehitada, vaata, see Matu, vaata, noh. Ta see kuradi mõttejooks on ju tõesti nagu sellisel mingi kuradi 15-16 aastasel, kes on palju kuradi arvutis istunud, vaata, on ju, noh. No ma küsin ja ta ei vasta täpselt õige, ahjukartul, noh. Tal ei olegi ju midagi vastata, vaata. Tal ei toimu kõrvade vahel mitte midagi seal kuradi. Vaatad otsa Matule, siis näed, et vaata tuled põlevad, aga kedagi pole kodus, vaata. Noh. See on lihtsalt üks kuradi poolnälginud tatikas, kellel pole mitte midagi elus teha, kui toota ainult vaata võltsvideosid. Sisust välja võtta, noh. Mis te arvate praegu, et sellel mehel on hea meel või, kellest tehti loomapeksja? Türa, kas te olete mõne aastaga kuradi maal elanud või? Mõistate nagu? Inimesed, kes on maal elanud, teavad seda, et oinas ongi selline, kes tuleb ja tambib sind peaga. Ja oinaga saadki mängida niimoodi, tõstad jala ülesse või mida iganes käe ette ja oinas tuleb ja panebki peaga paugu, on ju. Ja Matu tegi sellest looma peksmise. Ja loed mingid kuradi, mis nad ongi, kuradi stringitädid on seal kommentaariumis kohal, on ju. Issand jumal, kus on loomakaitse, kus on kuradi, mis see kuradi loomakaitse meil on, kus nähtamatud loomad on ju, noh. Vennale pannakse puid alla ilma asjata. Oinas ongi pool sõge loom, kes tulebki sind kuradi oma peaga tampima, vaata, on ju. Noh, Valner täpselt nii, seal kutsuti Valnerit kohale, on ju. Noh. Türa see vend võiks kuradi 2-3 päeva käia maal ringi vaadata, mis maal päriselt toimub, on ju. Mitte kuradi toota kuradi pilavideosid ja inimeste elusid hävitada, vaata. Ja tullakse ütlema nüüd mulle, et oi, krüptogaraaž, sa oma vanuse kohta, sa ikka oled päris labane. Noh, mis kuradi labane, ma panen praegu puid alla kuradi kriminaalile reaalselt, kes hävitab, on ju. Elusid, vaata, oma pilavideodega. Näh, ma ei ole kõiki need Matu videosid vaata vaadanud, aga ma arvan seda, et kui uurida lähemalt, on ju, kui uurida lähemalt, siis ma arvan seda, et on päris palju inimelusid hävitanud oma mõnitamisega, vaata. Noh, põhimõtteliselt, kui ma tahaks praegu, siis ma võiks hakata panema vaata kõigile puid alla. Ma võiks nagu krüptogaraaži kontseptsioonist üldse loobuda ja tehagi nagu mingi äratus või kuradi Eestimaa nagu äratus selline nagu kanal, kus kõik need tolgused saavad puid alla selle eest, mis nad teevad, on ju.
Noh, ja ma arvan seda, et ma olen ka siis kuradi top tegija. Ja praegu on lugu selline, et mul on nagu see, et ma olen varjupännis, et tänan kõiki südamete ja jagamiste eest, sest see toob mind pännist välja, onju. Vaat. Et noh, mina ütlen nagu seda ära, et kõik need inimesed, kes varastavad sisu, onju, ja teevad sellest lõikeid, on lihtsalt haledad tolgused, naturaalsed. Mis kuradi õigus sul võtta sul minu tehtud sisu ja seda levitada, onju. Mis õigus sul on teha sellest mingit kuradi oma versioone ja siis ässitada rahvast minu peale nagu üles, onju. Kust sa võtad selle õiguse? Kes sa sitt oled selline? Ma küsin päris ausalt nagu Matu, nagu noh, kes sa sitt oled, onju? Varjupänni tõi see, et ma lugesin siis neid XRP uudiseid ette. Vaat, selle eest sain varjupänni. Ja põhimõtteliselt ongi see, et ma siin täna tegingi nagu sellise asja, et ma võtsin mingil 100 inimesel ploki maha ka. Et tänane selline live ongi nagu teadlikult ka nagu selline aga ta räägib laste pilastajatest ja huijarist, see halb või? Ivanov, kuule, kas ma olen sul huijar või? Kas see Oina kuradi mängija on huijar või? Noh, see vend lihtsalt toodab paska naturaalselt ja see, kui ta seal sita hunniku sees ka korra mõne pärli leiab, on ju, siis noh, ma ei tea nagu. Õnnestus korra leida midagi, noh. Aga see, kui ta süüdimatult käib ja lõikab välja asju, mis on kontekstist väljas. Ma tahan öelda seda, et kui võtta nagu kõik need nagu huijarid või üldse tema need videod ette, siis kui palju nendest videodest päriselt on need inimesed, keda ta näitab olevat siis mingi pahalasena. Noh, ma arvan, selle mehe tegevust tuleb hakata uurima ja vaatama, keda ta täpselt solvanud on, vaata, mida ta teinud on. Noh, selle lihtsalt põhjusel, et kuradi mind tegi ta ka nagu kuradi tolguseks ära, vaata, onju. Lõikas videosid välja ja kuradi pani seal nagu asju vaata juurde, onju, et vaatajaid saada. Noh, ja mingi kodukanade kari lendas kohale. Issand jumal, kuidas sel mehel saab nii palju testosterooni olla, et julgeb öelda, et tema on kuningas ja teda teiste arvamusi huvita. Ja selle lõikas siis matukene välja, onju, ja arvas seda, et vaadake, milline loom on siin. Mina olen kogu aeg juba neid kuradi soovahetussüste paugutanud. Kuidas see on võimalik, et tal seda testosterooni on, et öelda, et ta on mees ja ta on kuningas? Kurat, see poiss pole kuradi testosterooni näinudki võib-olla. Ainuke testosteroon oli see, kui teda kuradi Reka parklas pilastati, vaata. Siis nägi testosterooni enda sees, vaata. Ka korraks saint. Vaat. Et ei tasu siin tulla kurat minuga ülbitsema, vaata, nii lihtne see ongi, sest ma erinevalt kuradi vendadest suudan sõnu ritta panna, vaata. Ma suudan ise su hävitada, vaata, siin kuradi laivis nii ära, et sa enam kunagi ei taha oma tegevust teha, vaata. Noh. Korra ta sai mu käest juba puid alla. Võttis mu videod maha. Ma nüüd ootan huviga, et paneb ta veel oma neid kuradi videosid minust ülesse või. Noh. Kui sa nii kuradi laisk oled, et sa ei viitsi isegi mu profiili peale minna ja vaadata ja uurida, mis ma üles olen pannud, vaid tuled ülbitsema. Ei no palju sa ise üldse siin teeninud ka oled, onja. Noh, mul tõestus üleval, mine vaata. Ma ei pea sulle kõike tooma kurat nagu süles ette, vaata. Võiks nagu iseseisev elus olla. Noh, midagi nagu ise ka teha, onja, noh. Kui ta sinust videot üles ei pane, siis on ta pasakott. Ei noh, minu pärast pangu üles, aga vaata, point on selles ahjukartul. Ja koduõlu, ise tegin. Lugu on selles, et vaata, põhimõtteliselt vaata, see jobu ei saa aru sellest, et ma olen vaata varjupännis. Selle eest, et ma avaldan uudiseid, mida ei ole sulle mõeldud lugeda, vaata. Ja kui ta teeb minust videokesega, onja, noh, siis palju õnne talle. Ta jälle aitab mind, noh, sealt varjupännist välja, vaata, noh.
põhimõtteliselt teda kasutatakse ära igas asendis ja vend sellest aru ei saa. See võib-olla ongi see jätkuv, vaata, lapsepõlve trauma, kus teda ära kasutati, vaata. Noh, ma toongi näite teile, rahvas. Ma tegin uue konto. Ma tegin uue TikToki konto. Kes tahab kuulda nüüd mu elu ja valu selle TikToki maastikul, ma räägin teile ära, miks ei tasu tulla torkima ja minust videosid teha. Kuulake hoolega. Ma olen lugenud 12 kuud sisse finantsuudiseid, mis ei ole teile mõeldud. Praegune kanal, kus te mind vaatate, on ära blokitud. Ma ei saa kedagi panna tellima ennast. Noh, ma ei saa kedagi tellida. Ma ei saa sõnumeid saata. Ma ei saa suurt sittagi teha peale laivi ja laivis näevad mind inimesed tänu sellele, et ustavad sõbrad, tuttavad panevad nii palju südameid. Nii. Ma olen täis varjublokis. Raha ei võeta ka vastu, ma ei saa raha eest ka oma videosid promoda. Nagu video ülesse panen, nii kõik tuleb teada ette, et kommuuni reeglite rikkumine, isegi kui ma ilusti räägin jutu sisse. Esitan apellatsiooni, et video on ju korras. Tuleb teadaanne, me ei rahulda su apellatsiooni. Kõik, su videot ei näidata. Ma tegin uue TikToki konto. Sain 2-3 videot ülesse panna ja kõik on kinni. Ei võta raha vastu, ei näita videosid, ma ei saa sõnumeid saata seal, ma ei saa mitte kedagi panna jälgima. Ja kui te hakkate minu videosid levitama, siis palju õnne te jääte oma kontost ilma. Sellepärast, et ma olen nii fucking kuum vend finantsmaastikul, sest ma räägin ära kõik, mis kuradi finantssidemed on, mida teie teada ei tohi. Ja seda see kuradi moon raudselt aru ei saa. Ahjukartul tegi väga hea katse, pani minu video ülesse, see kuradi TikToki AI, see juba kuuleb ja näeb nagu seda asja. Ahjukartul pani minu video ülesse. Kõik tema eelnevad videod Ahjukartulil olid mingi 2000, 3000, 4000 vaatamist, pani minu video ülesse, põmm, see sai ainult mingi 3 sotti. Näh. Thanks Ahjukartul, et selle katse tegid, ära rohkem tee. Sa võid oma kontost niimoodi ilma jääda. Noh. Et lihtsalt minu hääle baasil pandi mu teine konto ka blokki. Täiesti uus e-mail. Ma lausa vahetasin majas interneti ühenduse välja. Ma vahetasin seadme välja, milles ma selle kuradi konto tegin. Täiesti uus telefon, uus interneti ühendus, uus mobiilleping, kõik uus. Ja konto on täisblokis. Põhimõtteliselt nad võiks mu selle konto ära kustutada, vaata. Viidikas küsib, palju sa kasumis oled hetkel. No mõtle ise, kui 30 sendi juures ostsin XRP. 7 sendi juures ostsin Stellari. Võt. Võite ise matemaatikat teha. Võt. Et selline, kui palju sa seda ostsid? Ühe ostsingi ainult. Ühe koini. Jaa, ühe koini ostsin. Ühe koini ostsin. Täpselt nii. Kurat, Prantsusmaal tulevad uudised alla, kuidas inimesi röövitakse selle eest, et lehvitavad palju neil kurat krüpto nagu seda varasid on. Krüptovarasid on, et noh, miks ma peaks ütlema sulle? Viidikas, kes sa üldse mulle oled selline, et ma peaks ütlema, mis mul on? Võt. Esitangi lihtsa otse küsimuse, kes sa sitt selline oled, et sa peaks teadma, palju mul on midagi? Ei keegi minu jaoks. Võt. See on karm reaalsus. Karm reaalsus. Aga need, kes on viitsinud kuulata siin mu mauramist, ma lihtsalt proovin aru saada, kas sa tajud matsu või mitte. No tule kasti. Tule kasti ja esita küsimusi, mida sa teada tahad. Mida sa teada tahad? Viidikas.
mu küsimus on sulle, et mida sa teada tahad? Ei soovi kuskil esineda? No okei. Kui sa tahad teada, kas ma jagan matsu või ei jaga, siis mine vaatama YouTube'i kanalil, seal on kõik üleval, mis ma kunagi teinud olen. Vot. Aga olgu, kuna läheb selliseks kuumaks ära juba, staarid on lahkunud, siis ütlen ära, et mul on olemas selline annetusklubi, 50 eurot on klubi annetus, näed kõike, mis ma olen uurinud, postitanud, näed uudiseid, mida ma kuskil ei avalda, näed krüptoaktsiate, metallide analüüse ja vabal ajal siis õpetan ka inimesi paberrahaga kauplema. See on siis 250 eurot koolitus umbes. Ja Ahmed on Sooniku poistel ilus sallihoidja. Vana hea koolituse äri. No kui sa arvad, et see vana hea koolituse äri, siis palju õnne. Viidikas, ma ei sunni sind midagi tegema ju. Ma ei sunni sind midagi tegema. Mis sa tuled, on ja nagu siin lahmima. Kus sa tead, et see vana hea koolituse äri on? Sul 0 fakti. Sa oled täpselt nagu see matukene, kes lihtsalt natuke haugub on ja puudub arusaam, kus ta haugub on ja võib-olla ta ise ei saa arugi, kes ta on ja kus ta on, vaata. Te ennem tehke faktid ette. Mind mitte, aga lihtsameelsed võib-olla usuvad sind ja kingivad oma raha sulle. Noh, nii loll inimene, et sellele võib lausa panna mute peale. Nii. Vot nii. Et eks igasuguseid staare on olemas, et kui sa tahaks teada, kas ma olen kerjus, siis noh, nagu Viidikalegi ütlesin, et mine vaata mu esimesi videosid, no ei suuda. No saad sa aru, inimestel puudub funktsionaalne kuulmine, et kui tahad teada, et kas ma krüptomaastikul midagi teinud olen, et mine vaata mu esimesi TikToki videosid. Ei ole suuteline. Et noh, ma arvan seda ka, et võib-olla hingamisaparaat on tal ka küljes, vaata, sest lihtsalt mõistus ei tööta, isegi baaselemendid ei tööta. Mis sigar on? Noob sigar. Noob, Kameruni toodang. Päris selline mõnus toss ja minu üllatuseks mingi 1,5 tundi või 2 tundi põles ja lühike selline. Vot. Aga noh, olgu, tänan siis kõiki nagu tulemast, kuulamast. No minule meeldib ta mu enda tehtud siis koduõllega. Ahjukartul küsib, palju maksis, ma ei tea, selle kinkis mulle mu õpilane, vaat. Mees, kes tuli õppima kauplemist minu käest, see tõi mulle kingituseks peotäie sigareid. Et ahjukartul ma siiamaani naudin neid sigareid, mis mees tõi, et nüüd on see nagu viimane. Etnoping ütleb follow jälle maas, et olukord ongi selline, et mind ei saa ka jälgijaks panna. Et osad inimesed ei saa mind jälgida, et lihtsalt kaob asi vaata ära. Aga olgu, tänan kõiki ja soovin teile siis edu ja tšau pakka. Näeme garaažis.